Tere, mina olen Anneli ja tänaseks teemaks on Vella blondeerivate toodete grupp. Vaatame korraks, milliseid võimalusi nad pakuvad ja kõige tähtsam on see, et õige varsti on tulekul üks uus põnev täiendus ja need on toonivad värvid, kreemtoonijad, mis on ideaalseks lahenduseks peale blondeerimist, mis tavaliselt on üsna ajamahukas ja nende toonijatega saab teha väga kiireid tasakaalustavaid toonivaid teenuseid, et ainult 5 minutiga on võimalik siis juuksed saada väga ilusasse korda ja valida siis sobiv toon. Aga alustame siis algusest ja kuna on kevad ja kohe tuleb suvi ja kindlasti heledad juuksed on veel populaarsemad kui ka võib-olla talvisel ajal, siis see on asi, mida kindlasti iga juuksur oma igapäevases töös vajab ja seetõttu teemegi selle ülevaate. Aga jagan jälle teiega oma ekraani. Ja siin on näha meie kogu blondeerivate toodete valik. Ja vaatame siis neid nüüd ühekaupa. Kõigepealt väike tagasivaade teooriasse, nagu ikka, nagu me juukseid kas helestama hakkame kas blondeerimisvahendiga või ka värvidega, koheselt tulevad mängu kaaspigmendid ja me peame neid pärast toonima, tasakaalustama ja mida tumedamad juuksed, seda suurem see probleem on ja eelkõige võib-olla ka just need juuksed, mis on eelnevalt värvitud, need annavad meile neid soovimatuid kaaspigmente ja seetõttu on igal juuksuril kogu aeg vaja meenutada, millist tasakaalustavat tooni on vaja. Nii. Ja meie kõige uuem blondeeriv pulber, Blondorplex. See on blondeeriv pulber, mille sees on pleksitehnoloogia. See on äärmiselt oluline juuste tasakaalustaja, taastaja, sidemete taastaja, sest et blondeerimise käigus ikkagi me paratamatult juukseid mõjutame ja mida delikaatsemalt me seda teeme, seda paremad on tulemused ja ilusam ka lõpptoon. Ja pleksitehnoloogiale tänu me säästame juukseid, juuksed murduvad väga-väga suures määras vähem ja on olemas ka selles pulbris vasevastane kompleks ja nimetatud on ka vegan koostist. Ja väga kiiresti toimub helestumine ja see on näha juba siis 10 minuti möödudes, seda ka tumedatel juustel. Ja miks on kõrvuti siin 2 toodet? See sellepärast, et kui pulbri sees on pleksitehnoloogia olemas, siis kindlasti tuleb kasutada peale toote maha loputamist pleks number 2, mis on kindlasti täiesti kohustuslik etapp sellisel puhul. Segatakse Blondorplexi kas 1,5 või 2 osa Velloxon Perfect emulsioonidega ja miks on sellel Blondorplexil peal veel number 9, sellepärast, et ta helestab kuni 9 astet. See on tõesti väga-väga palju, nii et võib helestada ka väga tumedaid juukseid. Mida need pleksid siis teevad? Paratamatult me lõhume juukse sisesildasid, sidemeid ja neid on vaja taastada, juukseid tugevdada ja seda siis pleksitehnoloogia ka teeb. Nii, ja kindlasti on ka oluline pärast blondeerimist juuksed uuesti
viia normaalsesse pH-sse ja seda teeb siis pleks number 2. Siin näha veel kord ka slaidil, et kui kõigepealt teeme kas siis mingit fooliumtehnikat, üle kogu pea blondeerimist, hoiame mõjuaja, loputame veega maha ja siis järgneb sellele juba pleks number 2 hooldus ja seda soovitatakse hoida 10 minutit ja seejärel loputatakse ja pestakse šampooniga. Ja Vellaplex sobib suurepäraselt siis erinevateks tehnikateks, kas siis peanahal kogujuuste blondeerimiseks, fooliumitega töötamiseks või siis võib teha ka vaba käega tehnikaid. Järgmine ja juba kindlasti hästi tuttav väga paljudele juuksuritele on multiblond powder ehk siis meie klassikaline blondeerimispulber ja miks ta on nii armastatud toode, seda just sellepärast, et esiteks see pulber ei tolma ja tootes on sees kollasevastased molekulid, nii et tulemus on kohe natukene rahulikum, aga kindlasti iga tänapäevaste tehnikate juures ikkagi on eelduseks, et me kindlasti valime sobiva toonimise tehnika ja toonimise toote peale blondeerimist, et ainult blondeerimisega me ei lõpeta. Ja multiblond pulbrit segatakse samamoodi, kas 1,5 osa või 2 osa lisatakse vesinigemulsiooni ja öeldakse siin veel, et ei ole soovitatav lisada lisasoojust, et võiks lihtsalt rahulikult protsess kulgeda ja see on lihtsalt minu märkus siia juurde veel, et tihtilugu just madalamad vesinikuprotsendid ja natuke pikem mõjuaeg annab parema tulemuse just eriti juukse tervise seisukohalt. Ja samamoodi sobib erinevateks kas siis peanahal väljakasvu blondeerimiseks, fooliumitega töötamiseks või siis ka vabakäe tehnikateks. Ja kui nüüd võrrelda kahte pulbrit, siis kindlasti see meie klassikaline multiblond pulber on sobiv absoluutselt igapäevaseks ja väga kvaliteetseks juuksuritööks, aga kui me tahame, et oleks lisaks ka veel pleksitehnoloogia, siis meil tuleb eraldi lisada juurde sellesse pulbrisse pleks number 1 toodet, aga selle kohta on veel pärast natuke rohkem infot. Ja kõrval siin siis Blondorplex ja number 9 võrreldes eelmise number 7-ga, see viitabki sellele, et see helestumisaste on siin veelgi tugevam ja pulbri sees on juba pleksitehnoloogia olemas. Siis veel üks väga kasutatud ja armastatud toode, see on blondeeriv kreem, öeldakse selle kohta tihti ja kuna tal on kreemias koostis ja see on õliga rikastatud kreemhelestaja ja siin on kasutatud siis kaitsvaid lipiide ja ideaalne on sellega töötada, kui on vaja väljakasvu blondeerida, nii et on vahetult vastu peanahka ja samamoodi saame helestada kuni 7 astet, sobib kõikidele juuksetüüpidele ja tekstuuridele, aga kindlasti eelkõige just sellisele õrnemale juuksele ja ka tundlikumale peanahale. Ja samamoodi ikka need samad Velloxon vesinigemulsioonid käivad siia juurde ja segamine sama kuni 1:2. Et kuidas siis eristada kas 1,5 või 1:2, et kui teil on vaja sellist segu, mis oleks natukene paksem, võib-olla püsiks paremini paigal, näiteks teete mingisuguseid salgutehnikaid ja kui on vaja, et teil oleks segu natukene paremini peale kantav, näiteks on vaja pikkadele juustele või suuremas osas katta juuksed blondeerijaga, siis sobib
1:2 segu. Ja siin on näha, et ka siis erinevateks tehnikateks ja peanahale kandmiseks, aga siin juures muidugi märkus, et 6% on see kõige tugevam vesinikuprotsent, mida me tohime kasutada blondeerijaga nii, et see läheb otse vastu peanahka. Siis see sari, mis on natuke teistsuguse pakendiga, et eristub kenasti, on Freelights ja see on valge savi baasil tehtud helestaja, mis ongi mõeldud just vabakäe tehnikateks. Kuna ta on väga kreemias, väga mõnus on temaga töötada ja ta ei paisu, ta jääb väga ilusasti täpselt sellele kohale püsima, kuhu ta kantakse. Ja Freelightsil on siis omad vesinikemulsioonid, need on 6, 9 ja 12. Nad on võrreldes teiste emulsioonidega võib-olla natukene paksemad, see annabki selle erilise koostise või konsistentsi. Nii, ja siin on näha siis, missugune ta näeb välja juustele kantuna, nii et vajadusel me võime ka neid salke natukene eraldada, kas siis kanda sinna peale, meil on spetsiaalselt olemas läbipaistvad kilepaberid, et on näha, kuidas protsess toimib, aga seda fooliumisse ei pakita. Ja tänu oma erilisele tehnoloogiale see toode niimoodi toimib, et ta on kreemias, ta on mugavasti peale kantav ja ta ei valgu laiali. Ja siin on segamine 1,5 kuni 3. Jälle ka sõltuvalt, mis tehnikat tehakse ja nagu ka kõik eelnevad blondeerimisvahendid, mõjuaeg on kuni 50 minutit ja ka ei ole soovitatav lisasoojaga, et protsess oleks rahulikum ja paremini kontrollitav. Ja siin siis näha need vabakäe tehnikad. Ja siit edasi jõuame juba magma juurde. Magma on ka väga põnev helestaja, aga siin on 2 erinevat toimet korraga. Helestamine kuni 6 aastat ja samal ajal saavad juuksed ka pigmendi. Ja mis pigment selles pulbervärvis on, see on kenasti sellest pakendi pealt ka näha, et näiteks kui siin 89+ on sellise sinaka värviga, siis täpselt samasugused pigmendid on ka selles pulbris sees. Ja magmat võib segada teiste magmapulbritega vajadusel, aga seda ei segata teiste blondeerijatega kokku. Ja sobib siin juures kasutada nii Veloxon Perfect vesinikke kui ka Freelights vesinikke. Et sõltuvalt, kui te tahate näiteks teha fooliumtehnikaid, siis on Veloxon ja kui tahate vabakäe tehnikat, siis on Freelights. Ja ei kanta siis magmat peanahale, nii et kõik võimalikud kaugemal peanahast tehnikad on lubatud, aga otse peanahale me seda värvi ei kanna. Nii, ja seda magmasarja on hea kasutada näiteks siis, kui teil on eelnevalt värvitud juuksed ja te tahaksite näiteks samal ajal, isegi kui te teete püsivärviga mingit juureosa värvimist, saate magma kanda siis fooliumitesse, juukse pikkusesse ja ühe korraga siis nii helestada kui ka tooni anda. Nii, ja magmal on väga eriline tehnoloogia, et just seetõttu saame teha siis 2 asja korraga, et helestatakse ja samal ajal antakse siis juukse välispinnale värvipigmente. Ja see helestamine ei mõjuta värvipigmente. Et kui me näiteks segame tavalise blondeerija värvisegu hulka, siis see rikub selle tulemuse ära ja helestab ka värvi sees olevad pigmendid. Nii et magma on seetõttu täiesti unikaalne. Ja siin näha siis, millega teda segatakse, nagu ma juba ütlesin, 2 võimalust.
sõltuvalt tehnikatest. Ja punaste toonidega näete, on kirjutatud, et peaks mõjuaeg olema pikem ja blondide toonide puhul on samuti muidugi sobiv mõjuaeg hästi oluline, aga seda tuleb jälgida ja see sõltub juustest. Nii ja veel kord, kõik meie vesinikemulsioonid, mis sobivad blondeerijatega kokku ja kõrval siis eraldi veel ka Freelights vesinikemulsioonid. Nii, aga nüüd, kui meil on juba blondeerimine tehtud, ükskõik on see siis mingid tehnikad või on see väljakasvu blondeerimine, on meil vaja otsustada, et kuidas ja millega me juukseid toonime. Et siiani on meil ka valikuid olnud väga-väga mitmeid, nii püsivärvidega kui ka poolpüsivärvidega, aga õige pea lisandub meie valikusse uus kreemtoonijate sari Blondorflex toonerid ja nimi juba ütleb ka, et tegemist on jälle tootega, milles on pleksitehnoloogia ehk siis jälle suurem kaitse ja rohkem tähelepanu juukse heale korrale ja välimusele. Aga siit edasi vaatame ühte lühikest tutvustavat videot. No lightning surfaces should be complete without toning. Wella Professional's first dedicated blonde toning solution with Plex delivers amazing results in just 5 minutes. An intuitive compact palette of 4 shades and 1 additive for extra neutralization when you need it, enabling any blonde look from cool right through to warm, with a creamy consistency which allows easy application and a quick rinse. Blondor Plex cream toners are pre-mixed with Plex technology. This breakthrough creamy formula improves the alignment of all the cuticles, resulting in an incredibly shiny and healthy looking hair result with up to 90% less hair breakage. Blondor Plex cream toners work with a low ammonia content for a gentle shift to break through the brass instead of covering it up, perfecting blonde results from root to ends. Mix in an applicator flask 1 to 2 with 1.9% Welloxon Perfect. Now for those times when you need an extra level of neutralization, mix just a small amount of the extra cool booster, like 1 or 2 grams per 30 grams of the other toner for that extra cool touch. Now listen up, if you leave the toners longer than 5 minutes, you will increase that level of neutralization. This is fine, but this can also leave results maybe slightly too tonal. Here's what happens after 20 minutes. Notice how the tone appears that little bit darker. This is why 5 minutes is the fantastic development time for enhancing blonde tones with an express toning solution. Selline oli siis ingliskeelne tutvustus, aga siis natukene veel ka eesti keeles siia juurde. Et peale blondeerimist on siis tavapärane, et me peame valima sobiva toonimisvahendi ja nüüd on siis tulemas uus väike sari ja siin on mitu suurepärast eelist. Just see, nagu te nägite ka filmilt, et see võtab aega ainult 5 minutit, et see on ideaalne tulemus, mida me selle lühikese ajaga saame. Ja kindlasti on see sel juhul eelistatav toonija, kui neid soovimatuid sooja pigmente on hästi palju. Nii, siin siis näha ühed üsna tumedad juuksed, missugused nad on peale helestamist, siis toonimise ajal ja pärast toonimist. Nii et kui on helestatud kuni 9. heledusastmeni, siis peale toonimist on näha, et nad on ilusad heledad ja siis valitud sobiliku tooniga. Siin jälle üks väikene teooria meeldetuletus, et missugust toonide peale blondeerimist valite, sõltub sellest, milliseid alatoone seal on vaja neutraliseerida. Kui juuksed on tumedamad, siis on seal alates rohekatest siniste kuni violetsete
neid on vaja tasakaalustada siis roheliste, siniste ja violetsete vastasvärvidega ja seda saate hinnata alles peale blondeerimist. Saab otsustada, milline see õige toon on. Ja kuna Blondorflex toonerite hulgas ei ole liiga suur värvide valik, siis ma usun, et see on üsna lihtne kõikidele juuksuritele. Selline näeb välja siis kreemtoonija tuub ja veel on rõhutatud, et on tegemist vegantootega ja ainult 5 minutit mõjuaega. Juuksed murduvad vähem kuni 90%, see on jälle tänu Plexi tehnoloogiale ja juuksed on kammitavad, siidised, hea välimusega. Siin siis nüüd näha need toonid. Kõigepealt, kui me soovime jahedamat tooni ja on rohkem punakaid, oranžikaid alatoone, siis saame valida kas 16 või 81 tooni. Ja kui meil on heledamad juuksed ja tahamegi natuke kreemiamat, pehmemat tooni, siis on 2 tooni, kas siis 96 või 36. Ja 5 on ülijahe lisatoon ja see on üsna intensiivne ja teda saab vajadusel hulka segada teistele, aga ka üsna mõõdukates kogustes, et puhtana ta on väga-väga jahe ja intensiivne. Ja siin sellel tabelilt on ka hästi näha, et kui juuksed on heledamad, siis millised on tulemused ja mida tumedamad juuksed, seda rohkem on vaja siis neid tasakaalustada ja seda saab siis otsustada iga konkreetse juukse puhul. Ja siin veel kord siis 86, see lisa jahe toon. Selle kohta võiks isegi öelda, see on justkui mikstoon, siis teda panete ainult paar grammikest või maksimaalselt kuni 5 grammi 30 grammi toonija kohta. Ja millega siis segatakse kokku? Segatakse kas 1,9% pastellvelloksoniga, millega me teeme ka tavapäraselt erinevaid toonivaid segusid või kui me tahame rohkem veel tasakaalustada või siis hajutada näiteks mingeid ülemineku kohti, siis võime kasutada ka 4% velloksoni. Nii, ja kui on tehtud siis ükskõik missugused erinevad helestamise tehnikad, siis peale seda saame teha, kõigepealt on siin öeldud, ärge unustage, et kui juuksed on puhtaks pestud, tuleb kogu see blondeeriv protsess lõpetada, seda teeme Seal and Care stabilisaatoriga, aga selle kohta tuleb ka kohe üks pilt, kus on näha, missuguse tootega tegemist on ja alles seejärel hakkame juukseid toonima. Nii, aga need etapid veel kord kiiresti, et kui me juba oleme toonimiseni jõudnud, siis kõigepealt tooni valik, siis segate kokku, kannate juustele ja võib kanda juustele kas siis pintsli ja kausiga või mugavam, kui on pikad juuksed, on seda teha aplikaatoriga. Hoiame 5 minutit ja siis juba loputamine, pesemine ja balsami kasutus. Nii, ja siin näha veel kord meie Plexi tooted, et kiire tagasivaade veel korraks, et kui on meil toode, milles juba Plex on sees, näiteks Blondorflex, siis sinna juurde me pulbri hulka ei pea midagi lisama, aga kindlasti see number 2 on stabiliseer on kindlasti hästi oluline ja 3. toode on kodus kasutamiseks ja sellega saab säilitada juuste head olukorda. Ja kui meil on vaja tootele hulka segada eraldi Vellaplexi, siis segamegi, see on vedelal kujul ja teeme oma tavapärase helestamise, siis Plex number 2
ja lõpuks peseme ja lõpetame blondeerimise etapi. Näiteks siin näidis. Need kõik tuleb siis kokku segada. Siin samamoodi on vabakäetehnikateks freelights, siia juurde ka me saame lisada Vellaplexi. Ja igal puhul siis kindlasti see number 2 toode, mille hoidmine peaks olema 10 minutit. Ja siin siis nimetatud Seal and Care stabiliseerija. Kui meil on blondeerimine läbi saanud, oleme juuksed puhtaks pesnud, siis see on kõige viimane ja enne toonimist oluline toode. Seda kanname juustele, hoiame kuni 5 minutit ja see rahustab nii peanahka kui stabiliseerib ka juuksed. Siin on veel väike meeldetuletus, et millised on need ideaalsed hooldamisvahendid peale blondeerimist kodus kasutamiseks, et kõigepealt on meil Fusion sari ja Fusion sarjas on samamoodi Plexi tehnoloogia, selline väike kolmnurkne märgikene seal peal viitab sellele ja need samamoodi ideaalselt hooldavad blondeeritud juukseid. Nii, siin on näha ka tehnoloogia, et töötab see toode siis nii juukse sees taastamiseks, juukse kutiikulite silendamiseks ja seda võib siis kodus kasutada. Ja veel üks sari, Color Motion Plus. Siin on koos nii värvi säilitus kui ka juuste tugevdamise omadused. Nii ja kaitseb värvi kuni 8 nädalat ja samamoodi Vellaplexi koostisega ja ideaalne hooldus väga töödeldud ja värvitud juustele. Nii, ja siin näha veel kord tehnoloogia, nii et kaitseb juukseid seespoolt, tugevdab juukse sidemeid ja silub kutiikuleid, aitab vältida värvi tuhmumist. Ja sellega ongi see blondeerivate toodete ja uue sarja tutvustus läbi. Ja kui te olete natukene veel rohkema info huvilised, siis saate meiega muidugi ühendust võtta ja uurida, millal toimuvad siis vastavad koolitused ja võimalused selle toote kohta täiendavat infot saada. Aga kõike head teile ja jälle nägemiseni!